Kuidas saada sinimajanduse superstaariks? Kui sa mõtled välja midagi nii ägedat, mida siiani ei ole olemas olnud ja sa leiad lahenduse mõnele sellisele probleemile, mis on vaevanud ühiskonda aastakümneid või sadu ja sa suudad selle idee ellu viia ja praktikasse viia, siis oledki superstaar. Kindlasti peab tuttavaks saama kõigi inimestega, kes meretehnikaga tegelevad, no vähemalt Eestis, aga tegelikult ka väljaspool. Neid ei ole veel nii palju, see on täiesti võimalik õppida tundma kõiki nimepidi, aga see ring on juba laienemas seal, ütleme, vaata alates mõnest 100 inimesest tööstuses on juba raskem kõigini jõuda. Teine küsimus, milleks? Miks peaks keegi tahtma saada influenceriks? Näiteks selleks, et alustada veel mõnda uut ettevõtet ja leida endale kõige ägedamad partnerid. Miks mitte? Ma arvan, et ettevõtte alustamiseks Eesti meretööstuses ei ole veel vaja olla influencer. See sisenemisbarjäär ei ole nii kõrge. Ma arvan, et superstaariks saades on sul kõige tähtsam omadus on see, et sul oleks huvi maailma vastu. Sest kui sul on huvi, siis sa tõenäoliselt tahad midagi muuta, sa tahad midagi paremaks teha. Ja kui sa juba tahad midagi paremaks teha, kui sind huvitab, siis see ka, et kuidas seda siis teha, et siin on just see koht, kus sa siis teades siis huvi, sul on soov midagi ümber teha, siis siit sa saad need oskused, kuidas seda asju siis ellu viia. Kui sul oskusi ja huvi, kui huvi ei ole, siis ma arvan, et sul võivad olla kõik head eeldused, aga superstaariks sa võib-olla päris ei saa.